Tere jälle! Täna siis näitame täpsemalt, kuidas teostada korrektselt välipesu, mis järjekorras seda teha ja milliseid Kioni-tooteid selle jaoks kasutada saab. Selja taga on meil siis üsna must BMW, selle peal näitame siis otsast lõpuni kogu selle protsessi ära, anname ka mingeid näpunäiteid, selgitame ka mingite toodete puhul, kuidas seda täpsemalt kasutada ja miks just seda toodet kasutada ja mis see siis tulemus lõpuks jääb, seda näete siis juba siit samast videost. Nii, kõigepealt laseme siis kuivale rattale esiteks refilisest air cleanerit ja velgedele laseme siis iron wheel cleanerit. Ja tegelikult neid võib lasta ka märgadele ratastele, aga see on suuresti maitse asi. Ja miks kasutada just air cleanerit? Osad kasutavad näiteks ka all-purpose cleanerit, mis on siis üldpuhas vahend, aga all-purpose cleaner võtab tegelikult sealt pinna pealt ainult selle pindmise mustuse ära. Ehk siis ta ei pääse selle piduritolmu ja kõige selleni, mis ka refi küljes on. Et tihti, kui rattaid pestakse, siis mõeldakse ka ainult selle peale, et väljed on piduritolmuga koos, aga tegelikkuses on ka samamoodi refid selle piduritolmuga koos. Ja nagu näha, siis siin seda piduritolmu on omajagu, kogu velg on juba lilla, ehk siis see wheel cleaner toimib praegu ja toimib päris hästi. Aga kuival, ütleme siis esimese etapi ajal võib ka tegelikult kohe siis võtad siukse pisema harja ja sellega võid refid kohe üle käia. Et peale kõike seda siis lähemegi alles kontaktpesu kallale välja mõttes. Et võid natukene tegelikult siia harja peale ka seda lasta. Ta otseselt väga hullult vahutama ei hakka, aga samas on õrnalt näha, et ta muutub selliseks pruunikaks ja et kogu see asi ikkagi, mis siin välja enda peal on, või tähendab mitte välja, vaid refi enda peal on, see tuleb siit ilusti maha. Vot, nüüd lasedki sellel natukene siin toimida, ütleme siuke minut 2 sellel siis väljaainel ja siis võid juba veega maha loputada. Ja velgede loputamise ajal võib ilusti ka rattakoopi üle käia nii palju kui vähegi ulatud. Nii ja tegelikult, kui esimese ringi oled nii ära teinud, siis võid auto natukene edasi liigutada ja uuesti siis seda wheel cleanerit lasta, sest tavaliselt kodarate teine pool jääb ikkagi natukene mustaks ja sinna lihtsalt ei saa midagi parata, seda peab lihtsalt siis vahepeal autod natukene edasi liigutama ja ühe ringi veel peale tegema, aga kuna suurem osa on juba puhastatud, siis väga hulluks ei pea minema. Ja velgedel oleme nüüd jõudnud siis sinnamaani, kus tuleb teha velgede kontaktpesu. Selle jaoks kasutame siis ämbris on meil siis Kioni Bathe, mis on siis sama asi, millega tegelikult ka kere puhastab, siukene dosaatoriga pudel. Ja lisaks on meil siis siin kasutusel siuke üsna suvaline väljapintsel, millega siis teha igasugu siuksed raskesti pääsetavad kohad kuskilt siin kodara vahelt ja näiteks pidurisupportid ja need poldiavad ja wheel brush ning wheel mitt, mis käib siis käe otsa ja sellega saab siis mugavalt teha ka kodarate tagant igalt poolt. Et siis kohe näete täpsemalt, kuidas seda teha ja mis järjekorras.
Kui väljad on tehtud, mille peale võib kuluda omajagu aega, sest näiteks sellel autol on need kodarad üsna kitsad ja nõgusad, siis järgmiseks Pag & Crime. Sellega siis näiteks peeglid, esiklaas, kapott ja kogu nina on võimalik üle lasta, et ta võtab siis putuka jäägid ilusti maha. Tegelikkuses küll, kuna ta on Pag & Crime, siis jah, putukate mõistes siis on nina, aga see & Crime osa on siis see, et sa võid tegelikult kogu auto üle käia, et ta on siis ka üldmustuse jaoks mõeldud. Ja üks nipp, mida kasutada, on see, et lihtsalt veega ta õrnalt üle lasta, et siis ta hakkab vahutama ja siis ta töötab natukene paremini. Ja nüüd, kui see Pag & Crime on natukene see auto peal olnud, ütleme siuke minut 2, et kindlasti jälgida, et ära ei kuivaks, eriti kui õues toimetad, siis minut 2 pigem seda mitte järgida, vaid vaadatagi siis selle järgi, et see kere peal ära kuivaks. Et siis võib hakata vaikselt loputama, aga loputamist soovitaks teha siis alt ülesse, sest et siis on kindel, et sa ikkagi käid kogu selle pinna ilusti üle, sest kui üle alt alla lased, siis ta justkui loputab juba nii või naa selle üleliigse kemikaali maha ja lihtsalt siis võib-olla survekaga ei kata kogu seda pinda ära. Nüüd, kui siis Pag & Crime on peale lastud, ta on peal olnud ja ka ära pestud, siis järgmiseks on Kioni tarr. Sellega siis, ütleme, hea tava on enam-vähem järgida seda, et päris akna peale pole mõtet lasta, sest seal väga palju pigi tavaliselt ei ole. Ja siit siis vaikselt hakkab minema, et nagu nimi ütleb, tarr tähendab siis seda, et aitab ära võtta seda pigijääki autokerelt. Aga tavaliselt, kui need pigiained haisevad päris jubedalt, siis Kioni oma lõhnab päris hästi, et teeb selle töö jälle natukene meeldivamaks. Nii, ja nüüd siis, kui tarr on seal peal olnud, ütleme siuke minut 2, siis hästi põhjalikult ära loputada see, et kuskile vahedesse asjadesse, eriti näiteks siia peegli vahedesse, kus talle meeldib koguneda ja väikselt tilkuda, et sinna seda väga ei jääks. Ja sellepärast näiteks seda tarri me kasutame ka enne vahtu, sest vaht aitab veel omakorda seda kuskilt erinevatest pragudest ja asjadest välja kanda. Ja enne mainimata, et tarri võib kasutada ka siis märjal autol, ei pea kasutama kuival autol, sest tarr ei ole naftabaasil. Naftabaasil pigiained ei tungi siis nii hästi läbi selle vee, mis auto peal on, aga kuna Kioni oma siis on tehtud teistmoodi, siis seda võib ka märjal autole panna. Nüüd on siis tarr maha loputatud ja kasutame siis vahupüstolis Kioni foami. Seda siis võid siukse mõnusalt paksu kihi peale lasta ja jälle siis siuke mõni minut lasta tal seista ja toimida, aga jällegi kui õues oled, siis jälgi seda, et ära kuivaks. Samal ajal, kui see vaht siis tilgub auto peal, siis võib nii kaua tire cleaneriga tegelikult ka kummimatid puhtaks teha. Tire cleaner ja sama hari siis, millega enne rehve puhastasime ja lihtsalt hõõrud siis selle puhtaks, hakkab mõnusalt vahutama ka. Nüüd, kui vaht on ka siis peal olnud, maha loputatud, siis järgmiseks Kioni Iron. Ironit otseselt siis katusele pole mõtet lasta, aga ülejäänud auto peale võib teda ilusti siin omajagu ikkagi panna kokku. Ja samamoodi siuke minut 2 las olla peal. Heledamatel autodel on kindlasti näha, kuidas siis kogu auto muutub lillakaks, kuna tihti näiteks peale talve naastrehve asju on päris palju seda väikeseid lendrooste osakesi auto täis.
Nüüd oleme siis jõudnud šampooni juurde. Šampoon on siis Kion Bathe ja 20-liitrisesse ämbrisse läheb siis seda 20 pumpa, et niimoodi on kõige kergem endal ka meeles pidada siis seda nii-öelda mõõtühikut. Nii, 20 tehtud ja võtame siit kohe ka siis Kioni Smoothie, mis on siis meil pesukinnas ja sellega siis saame hakata kohe autot ka pesema. Aga soovituslik on tegelikult võtta näiteks siis survepesur ja natukene ta vahutama ka lasta. Selle smoothie kindaga mulle meeldib kõige rohkem see, et tal on siin kinda sees on eraldi siis eralduskoht, kus saad panna siis näpud, kuidas endal mugav on, et kinnas ei libise ka käest ära. Ja hakkadki tegelikult pesema siis sirgete liigutustega kindlasti ja liigud justkui positiivse pinnad enne. Ehk siis ongi näiteks kapott, esiklaas, katus ja kindlasti loputa kogu aeg kinnast, et mitte kunagi ei ole seda loputust liiga palju. Et praegu ma lihtsalt kassin ta siin ämbrisse, et natukene seda seepi juurde saada, aga siis siit kõrvalt ämbrist ilusti kinnas vahepeal puhtaks loputada. Kinnas võib ka pöörata käes, et saaks siis nii-öelda värskema poole ja siis uuesti kasta siia šampooni sisse ja siit siis edasi liikuda. Ja külgedel mina isiklikult teen niimoodi, et ei tee kogu nii-öelda siis külge alla välja, vaid liigukski näiteks siit kerejoone järgi. Siin on tal niisugune nõgus koht, et teekski näiteks esiteks siiani ja siis selle alumise ääre koos siis selle karbi alusega teeks viimasena alles. Ja külgedel on ka hästi oluline seda kinnast ikkagi pidevalt loputada, sest hoolimata sellest, et me oleme teinud siin mitme erineva vahendiga, siis meil pinna peale võib olla jäänud veel mingisugust nii-öelda võib-olla otsa mitte liiva, aga midagi, mis enne oli kinni ja siis me nüüd võtame ta kindaga uuesti lahti ja pärast nühime mööda autot seda ringi. Et osadel autodel on see värv natuke pehmem, osadel on natukene kõvem, et mõnel ta siis on suurem probleem, mõnel väiksem probleem. Aga ega jällegi see pidev loputamine kindal ei tee kunagi paha. Lisaks on olemas siis ka mõlema ämbri põhjas, nii šampooni kui ka siis loputusämbri põhjas on nii-öelda liivapüüdurid, et sinna põhja käivad siis siuksed, meil on siin need sinist värvi, aga siis nii-öelda sõelad, kuhu vastu saad tegelikult kinda tõmmata ka, kui näiteks loputad või siis šampooni võtad, et igasugune liiv, mis võib olla kinda sisse jääb, siis võiks kukkuda sinna ämbri põhja. Nüüd, kui küljed on tehtud, siis tegelikult mina teen kõigepealt nina, siis liigun auto tagumisotsa juurde ja hakkan peale seda alles tegema siis neid nii-öelda auto alumise ääri, mis meil enne siis jätsime tegemata, kuna lihtsalt ongi nina, tagumik ja siis nii-öelda need alumised ääred on sellised kohad, kus tavaliselt on kõige rohkem seda mustust, mida võib siis pärast kerele edasi kanda. Ja seda me pigem ei soovi. Nii, nüüd on kogu autol ring peale tehtud ja nagu alati. Alt üles korralikult ära loputada. Nüüd on siis auto igapidi pestud, šampoonitatud, ära loputatud ja viimase asjana enne siis kuivatama hakkamist on Kioni Wet Coat. Wet Coat on siis justkui kiirvaha, ehk siis seda lased autole peale
ei pea üldse palju, igale paneelile võib-olla siuke 3-4 piserdust ja ta hakkab suhteliselt kohe tööle. Ehk siis ta on jah nii-öelda kuivatusabi. Seda võib suht igale poole lasta klaasidele, kerele, kuhu iganes soovid. Et ta siis tekitab siukse lühiajalise hüdrofoobsuse ja endal on oluliselt mugavam autot kuivatada ja kaitseb ka siis igasuguste nii-öelda kemikaalide asjade eest mingil määral. Põhimõtteliselt siis miks wet coat on hästi hea, on sellepärast, et tal on kuni 3 kuud kaitset ja lisaks on siis seesama, et ta tekitab siukse vett hülgava kihi. Kui sa quick detailerit kasutad, võtad siis selle silk dryer rätiku, lased siia ütleme siuke mingi 4-5 piserdus peale, siis ta võtab oluliselt paremini seda vett endasse ja samas ta on ka libedam. Nii, nüüd viimase sammuna siis velgede kuivatamiseks. Lased lapi peale quick detailerit nagu tegelikult autokerelegi, kui autokere kuivatasid ja võid siis lihtsalt väljad uuesti üle käia. Ja siis peale seda saad juba panna ka rehviläiget. Nii ja nüüd siis rehviläike jaoks on 2 varianti, nii aplikaatoreid kui ka siis rehviläiget ennast. Tire Express on siis siuke vahend, mida võib panna nii kuivale kui ka märjale rehvile. Tire on siis ainult kuivale rehvile ja samas Tire kestab natuke kauem. Lisaks on siis olemas nii suuri kui ka väikeseid aplikaatoreid, et siis saad valida ise, et mis sinu nii-öelda rehvi seinale paremini sobib. Et siia näiteks see suur sobib päris hästi. Ta katab siis ära siit ülevalt natukene ja suhteliselt kogu selle seina enda. Ehk siis meie paneme praegu suure aplikaatoriga. Ma arvan, et äkki paneme siis Tire'it, kuna kestab natuke kauem. Et siia väga palju ei pea panema. Siia siis siuke mõne piserduse. Ja vaata, et endale kuhugi riiete või käe peale seda ei aja, sest ta on üsna siuke ikkagi rasvane. Vajadusel võib siia natuke juurde panna isegi. No nii, ja tegelikult ongi nüüd auto pestud, kuivatatud, väljad kuivatatud rehviläige peal ja ega rohkem ei olegi. Saad edasi vaadata, kas soovid salongi teha või lihtsalt päeva nautida. Seega järgmiste videoteni.